Jumal on hea isegi siis, kui me ei tunne teda. Jumal on hea isegi, kui ümberringi kõik paneb arvama, et see on teistmoodi. Ja see on nagu pikem lugu, millest ma tunnistan, et ime või see nagu tunnistuse, Jumala tunnistuse pool on pool aastat vana kuskil sügisest, aga kogu lugu võib üle 10 aasta võtta. Kui keegi mäletab, ma tunnistasin 2023 aasta augusti lõpus samal teemal ja see on nagu jätk sellele. Ja ma tunnistasin unest. Ma vaatasin järgi, see oli täpselt 20 august. Ja, et me käisime Nõmme koguduse noortega, käisime Rootsis Freeland Churchi koguduse noortel külas, tolleaegse Peter Nordbergi koguduses. Ja siis ma jagasin tookord, et kui ma hakkasin rääkima juba seda osa, mis ma pidin hiljem rääkima. Ma just mõtlesin, miks ma seda kirjas ei ole. Aga ma vahetan, ma ei räägi seda. Igatahes me käisime seal ja ma jagan seda tunnistuse osa. Ma räägin hoopis selle kaugema mineviku loo kõigepealt. Igastahes, kuna ma ütlesin, see oli üle 10 aasta tagasi, ma ise olen 28 praegu, see oli kuskil 13-14 aastat tagasi vist, ma olin põhikoolis veel sellel ajal ja mingi 7-8 klass. Siis ma hakkasin unega väga inetult käituma ja ma ei mäleta, millal see oli, kas 9. klass või varem, põhikooli lõpus see oli kindlasti. Et võis juhtuda, et ma läksin kooli ja ma olin pool tundi maganud või polnud üldse maganud. Ja kuna ma olen olnud väiksest saadik väga suur tehnikahuviline, siis enamasti arvuti või telefoniga. Ja sellel ajal oli mitte kindlasti olid mingid nutitelefonid tekkimas, aga ma ei mäleta, kas mul veel oli. Aga jah, see ei olnud ainuke, oli ka, ma mäletan üks kord, kuna ma olen ka väiksest saadik raamatuid palju armastanud, või eriti just väiksena, ma nüüd ei loe nii palju, aga see oli üks öö, kus ma lugesin lihtsalt öö otsa raamatut, sest see oli nagu esiteks põnev, aga järgmine päev oli lugemiskontroll ka. Pole nii kiiresti ja nii pikalt lugenud järjest, aga jah, see ei ole seda väärt. Igatahes sealt hakkaski siis see, kus ma hakkasin unega väga halvasti käituma ja alguses oli lihtsalt nagu lahe asi, mida teha mõnes mõttes, kuigi nagu teised võib-olla ei olnud otseselt nagu kaasas, nagu teadsid küll, et mingisugune jah, vahest hilinesin või niimoodi magamata tundusin, aga ma ütlen kohe, et see tegelikult ei ole lahe asi. Ja mingist hetkest kasvas see väga-väga suureks probleemiks minu elus, millega olen suur osa oma elust võidelnud. Ja kui ma ütlesin, see on, ma arvan, 13-14 aastat, nagu 10 aastat, ma arvan, küll olen nagu väga aktiivselt või väga suur probleem on see olnud. Ja siia tuleb juurde ka muidugi võtta ka minu vaimse tervise võitlused. Kuskil 11, mitte kuskil, vaid 11 klass gümnaasiumi ajal mul tekkis psühhoos ja ma sellele pikalt ei tahaks keskenduda, aga see oli siis oli 3 etappi 1,5 aasta jooksul. Ütleme nii, et mitte kruvid lugesid peast, katus sõitis ära. Et nagu, ütleme nii, pärast seda ravi oli nagu hästi, aga mind arvati, et ma olin seal narkolaksu all ja kõik imestasid, kõik testid on puhtad ja siis need ravimid, mis ma sain, olid üsna kanged ja see tekitas päris palju keerulisi asju minu jaoks. Jah, ütlen sellega, et need olid nii kanged, et ma arvutasin, ma ei mäletanud vahepeal midagi ja ma hiljem hakkasin lugema umbes 3 päeva, ma haiglas ei mäletanud. Ja siis mu vanemad on hiljem rääkinud ka, mis seisus ma olin, siis ma nagu sain aru, et okei, sellepärast ma ei mäletanudki. Mul pole õrna aimagi, et nad külastasid mind sellel ajal. Aga mul jäi 11 klass sellepärast pooleli. Ma 2 korda käisin suht järjest haiglas ja 1,5 aastat 1 korra veel hiljem, aga mul jäi see 11 klass sellepärast pooleli. Ja lõpetasin selle üle kivide kändude lõpuks 3 aastat hiljem
ja kuna mul ei olnud kunagi plaanis, et ma ei lähe gümnaasiumisse, võtan pooleli, siis see oli päris raske. Aga kõige raskem oli see tahtedes üldse midagi teha, kuskile minna või üldse voodistki välja tulla. Ja ma tean, et vaimne tervis ja uni on kindlalt väga palju seotud omavahel sümbioosis, üks mõjutab teist ja teine mõjutab esimest. Ja lisaks oli veel see, et suvi enne seda 11. klassi oli ka unega, ma olin vähem maganud, see oli jumalaga koos väga hea aeg, aga mul oli vähe olnud und ja lisaks seal oli ka muid põhjuseid, nagu et 1,5 kuud, ma arvan, umbes mul oli nagu tohutult tihe, kus mul ei olnud vabu päev, vabu hetki, erinevaid sündmusi. Ja ma olin nagu toiduga eriti ei jälginud, väga ei söönud ka, ei pidanud nagu oluliseks ja ma tean, et kõik need asjad kindlasti on mõjutanud. Ägedes sellest ajast on olnud unega keeruline ja mingil hetkel läheb paremaks, aga siis on nagu Ameerika mäed, et need on päris korralikud langused ja kõige keerulisemad ajad olid tihtipeale talved. Märkasin seda alles nagu tüki aja pärast, aastate pärast, aga siis kui ma avastasin, siis ma vaatasin, et just kui muidu on hästi, siis konkreetselt talvel läheb uneritt täiesti paigast ära. Üsna tavaline oli ärgata, kui päike oli juba loojunud, mis on väga masendav tunne, et sa ei näinudki päikesevalgust, kuigi seda nii vähe isegi on. Ja oli päevi, kus ma läksin mitte öösel magama ega hommikul magama, vaid kuskil pärastlõunal magama, sest ma lükkasin und nii kaua edasi, see ongi põhiline probleem olnud, et ma lihtsalt ei lähe magama. Ja oli ka kordi, vähemalt üks kord kindlasti, aga kus ma läksin ärkasin kell 9 õhtul. Kuigi sellised oli pigem harva, siis ka oli. Ja inimesed ikka on küsinud, et mis ma sellel ajal tegin siis või mis ma sellel ajal teen, nagu kui ma üleval olen. Ja lihtne vastus, et nagu enamasti telefon või arvuti, pigem telefon. Ja siis ma mainin siia, et ma pole kunagi eriti videomängur olnud, nii et nagu ma ei arvutis või kuskil konsoolis pelamine pole kindlasti olnud see, miks ma magama ei läinud, aga internetis leiab kõike, mida teha, et ei ole vaja mingit näidet tuua, kes on väga erinevaid asju, mis iganes huvitav nagu sellel hetkel tundub. Aga ma pikemalt sellest taustast ei räägi. Ma räägin siis sellest, mis ma hakkasin juba kogemata rääkima, tõelist tunnistusest pärast Rootsi noortega missioonireisil käimist. Me olime 10 päeva Rootsis, teenisime seal, kui Peter tuli Eestist tagasi teenima, siis ta tegi seal Fire Night, ma ei mäleta, mingi nagu tuleõhtud või mingi siuke nimetus oli ja siis igastahes see oli väga hea aeg ja siis kui ma Eestisse tulin, ma nagu ei oodanud seda, aga ma lihtsalt hakkasin järsku hommikuti üles ärkama ilma, et mingit äratust midagi oleks, vahest nagu isegi liiga vara ja see oli nagu ma ei tea, nagu muidugi see oli nagu tohutult suur palveteema olnud nagu väga kaua, aga see tuli järsku ootamatult ja siis umbes kindlasti nädal aega hiljem ma vaatasin järgi, et olin siis tunnistamas koguduses sellest, et nagu nädal aega on täiesti toiminud ja ma ei tahtnud enam õhtuti üleval olla, sest nagu mul on ju hommikul ärkan üles ja nagu tahan magada ja ma olin nagu jah, see, et kui on asi nii keeruline olnud, et asi, millega ma oma elus olen aastaid võidelnud, mille tõttu enamus elust on täiesti pea peal, sest mingit rütmi igapäevast või tegevusi üldse oli raske teha ja planeerida. Siis järsku see oli normaalne ja minu puhul isegi ebanormaalselt normaalne. Ja möödus siis nädal ja ma tunnistasin sellest ja see oli nii lühike aega ja tegelikult mõnda aega oli unega hästi. Aga kuna mingi väga suuri karme otsuseid ei teinud ja mingid pikaaegsed harjumusmustrid ja kindlasti ka vaimelikud rünnakud said nagu võitu selles olukorras, aga siis ma kindlasti ei tee tühiseks seda Jumala tööd, mis ta sellel hetkel tegi, aga kahjuks mingid mustrid tulid tagasi. Aga jäi julgus ja enesekindlus, et ka selliseid hiiglasi on mul reaalselt võimalik võita. Et ma päriselt olen seda kogenud ja see ei kadunud minu seest. Ja siis, kui me kerime edasi,
eelmisesse sügisesse, viimasesse sügisesse. Täpsemalt oli see 10. september 2024. Siis, kõigepealt peaks mainima eelmist päeva. Eelmine päev oli esmaspäev ja kuna suvel oli unega üsnagi hästi olnud, siis ma ei tundnud hullu pinget magamisega seoses, aga miski pärast too päev magasin väga kaua. Võib-olla olin öösel üleval, ma enam seda ei mäleta. Aga ma tean, et märkasin selle peale, et mu noorem vend Timon tuli tuppa ja ütles, et kuule, et kell on 5 õhtul. Et ma arvan, et sa äkki ei taha magada sellel hetkel. Mis asja, kell on 5 õhtul. Õnneks päike paistis, septembri algus on peaaegu nagu suve lõpp ja siis mul oli nagu selles suhtes, olingi üllatunud, et kell nii palju on. Aga see oli hea tunne, et vähemasti päike säras veel. Aga too päev sai justkui katalüsaatoriks, et mulle aitab. Ma ei taha sellist asja. Nii ei saa. Ja ma panin järgmiseks päevaks hommikuks äratuse, otsustasin iga hommik ärkan täpselt samal kellaajal. Ükskõik mis nädalapäev on või mis kell ma magama lähen. Ja selle mõtte alge tuli tõenäoliselt sealt sõbralt kogudusest, kes täna siin meie bändis kaasas ülistab, kaasas teenib. Aga ma selle hetkel ei osanud vist ka isegi öelda, kust see mõte tuli. Kindlasti oli Jumal ka selle juures kaasas. Ja ma siiani ei suuda uskuda, et see päriselt toimis. Ma ärkasingi järgmine päev, mitu päeva järjest. Küll ma mäletan laupäeval, kuna mul tekkis ka unevõlg sellega seoses mõnes mõttes, et ma õhtuti ikkagi saanud väga vara magama, siis ma magasin pikalt järgi, aga see ka loksus pigem paari nädalaga paika. See oli tohutult suur elu muutus. Ehkki need õhtused magaminekud polnud nii ideaalsed, kui oleks tahtnud, siiski olin valmis selle nimel, et regulaarselt rütmi hoida mõne unetunni ohverdama. Aeg-ajalt. Ja isegi kui õhtuti oleks olnud paar tundi parem magama minna, paar tundi parem magama minna, siis võrreldes sellega, mis mu unerütm väga suur osa ajast mu elus oli olnud, siis see kell, isegi mis ma magama läksin, oli täiesti uskumatu. Ja regulaarselt. Ma enam ei mäleta ja mul ei ole kahjuks mingit päevikut, ma ei pidanud, mis oleks hea olnud täpselt ülevaadet, kas see oli umbes 6 aega või see oli mitu kuud. Aga ma tean, et märkasin iga päev täpselt samal kellaajal. Iga hommik täpselt samal kellaajal. Mingitel kordadel vist pidin ärkama ka veits varem, aga ma üritasin ka vältida seda, et ma peaks varem ärkama. Samamoodi kripeldes ka natuke sees see, et ma sügisest saadik pole ka meeste hommikul kordagi käinud. Aga ma sel hetkel tundsin, et olulisem oleks, ma arvan, hoida kinni sellest rütmist, mille Jumal mulle ime läbi kinkis. Aga ma siiski usun, et Jumal võib öelda, et ma pean ärkama ja selle ohvri tooma, et tulla meeste hommikule, kui see on tema tahtmine. Ja vaatamata selle, et mul läbi nende raskuste on uni saanud üheks kõige tähtsamaks asjaks minu elust, üks tähtsatest asjadeks minu elust, siis kunagi see ei saa olema suurem Jumalast või sellest, mida tema ütleb mul teha. Ja kui ma ütlesin enne, et see on 10. september, oli see kuupäev, mul oli väga hästi meelde õnneks, siis homme saab sellest täpselt pool aastat täis. Ja ma mõtlesin, et kui ma tunnistada tahaks sellest, siis see oleks päris hea hetk tunnistada. Ja pool aastat on juba päris pikk aeg, kus ma näen, et see päriselt toimib. Ma mõtlesin, kas ma teen seda, ma kiirelt teen, aga väike reklaamipaus võib-olla. Mul on kaasas selline asi nagu minu unevihk, kui keegi on huvitatud. Ma natuke räägin sellest, siin on nagu, kuna nagu ma olen näinud seda, et läbi selle probleemi, mis mul on olnud, kui oluline asi on uni tegelikult, siis mul on nagu näinud, et tegelikult ka nendel inimestel, kellel ei ole unega selliseid probleeme, ei panusta sellesse nagu nii, nagu oleks kasulik. Ja see on nagu peaasi.ee ja siin ma vastasin ka, et Tervisekassa koostöös on välja antud selline väike raamat. Ja mulle kõige rohkem hakkas esimene kord silma see, et siin taga on siuke kell, siin on hommikust
päevast, õhtust, ööst, 14 erinevat sammu, mida saab harjutada, et oleks hea ja kosutav uni. Terve päeva jooksul saad teha mingeid samme ja otsuseid, ei pea nagu kõiki korraga tegema, aga peaasi.ee, kuna ma olen vaimse tervisega palju oma elus ka võidelnud, siis nad promovad ja propageerivad seda, kuidas tegeleda vaimse tervise asjadega. Ja ma arvan, et vaimne tervis või uni, ma ei teagi, kumb minu jaoks nagu olulisem elus on olnud. Aga ma tean, et need on väga suures sõltuvuses. Ja uni on üks vaimse tervise vitamiinid, nagu nad nimetavad. Seal on veel liikumine, toitumine, head suhted ja positiivsed emotsioonid. Ja nemad seda ei ütle, Jumal on, ma arvan, kõikidest nendest üle. Mitte ma arvan, ma usun seda. Aga nendest füüsilise asjade nagu liikumine, toitumine, minu arust räägitakse tervise mõttes päris palju unest. Ma tunnen, et see on kuidagi vähe tähtsustatud ja kuidagi alaväärtustatud mingil määral. Et kui keegi saab üsna regulaarselt alla 6 tunni und, siis ei tundugi võib-olla mõnele suur probleem, aga seda võib-olla märkata alles elu teises pooles, kuidas see võib su tervist hakata olnud mõjutada. Ja siin on kirjas ka, et see on üldlevinud arusaam, et ikkagi 7-9 tundi on igal inimesel vaja öösel und. Sõltub inimesest, kas on 7 või on 9, et seda peab igaüks ise aru saama, aga mõnel ei piisa ka näiteks 8 järelikult. Ja number 1 nipp, mis ma jäin ikka pikalt rääkima sellest. Aga okei. Number 1 nipp, mis siit ma võtsin ja minu arust ka loetaks kõige esimeseks, kõige tähtsamaks asjaks on see, et ärgata iga hommik täpselt samal ajal, minna magama iga õhtu täpselt samal ajal. Ja sealt, ma arvan, on natuke saanud see idee ka, või nagu Jumal nagu istutas selle idee iga hommik ärgata samal ajal. Nädalavahetusest võib natukene kauem lasta magada, aga mitte piisavalt kaua, et keha jaoks on lihtsalt nii oluline, et oleks ühtne rütm. Ja see teeb elu nii palju lihtsamaks ka. Sul on nii palju lihtsam ärgata ja sul on nii palju lihtsam päeva jooksul olla. Ja teine asi, unekultuuri loomine, ma eriti noortele panen seda südamele, sest klassikaline väljend, ma arvan, isegi kasutasin seda äkki magamine nõrkadele. See kindlasti ei ole lause, mida öelda. Isegi naljaga sellised sõnad, nendele mõju kas alateaduses või vaimses maailmas. Ja see paneb alaväärtustama und tegelikult. Aga ma rohkem ei räägiks une ja vaimse tervise asjadest. Ma teeksin kokkuvõtte ja kui te panite tähele, siis ma ütlesin, talved on olnud keerulised ajad unega seoses, aga kui te mõtlete, mis aastaajast me selle poole aasta jooksul läksime läbi, siis see oli just talv läbi terve selle imelise loo. Ja ma lihtsalt tänan ja kiidan Jumal, et see on üks paljudest asjadest, milles ma näen, et Jumal on minu elus tegutsemas. Ja see pidevalt lihtsalt rõõm täidab mind. Ja küll mul alates sellest hetkest on mul tunne, et mul on elu ja igapäeva tegemist üle mingil määral nagu ka kontroll nüüd. Et ma saan planeerida oma päevadesse asju, ilma et peaksin muretsema, kas ma tegelikult üldse suudan ärgata nende jaoks. Jah, nagu mul ülikooli lõpetamisega seoses ikka inimesed küsivad, millal ma lõpetan, siis ega kunagi tegelikult ma ei oska vastata, sest see on juba nii palju kordi edasi lükkunud. Et ma loodan parimat ja Jumalaga koos ma tean, et ma saan tehtud, kui see on tema plaanis kindlasti sees. Aga ma ei oska sellistele küsimustele vahest vastata, aga nüüd ma tean juba natukene parem, et mul on natuke võimalik planeerida selliseid asju, aga vaatamata sellele, et mu elus oli enne seda väga palju ebakindlust olukordade üle või mõnes mõttes, jah, nagu ma ütlesin, kontrolli, siis juba väga pikka aega on mind tegelikult kandnud kuidagi sõnu seletamatu rahu. Just rahu tuleviku üle. Et teadmine, et Jumal kannab mind läbi ükskõik mis viisil ja ükskõik mis asjadest ma pean läbi minema. Mina ei kontrolli oma eluga, temal on kontrolli, nii peabki olema. Ja ma tahan, et see lugu ei räägiks minu saavutustest, sest need ei saa olla minust endast. See räägib Jumala imest ning toogu sau vaid temale. Amen.